Nüüd liigume edasi Iisraeli poliitilisele areenile ja ultraortodoksete jeshiva õpilaste arreteerimise teema juurde, kes ei ole ilmunud kohustuslikku ajateenistusse. Parlamendi välisasjade ja kaitsekomisjon kiitis täna heaks eelnõu, mis peataks need arreteerimised hoolimata õigusarvamusest, mis hoiatab, et selline samm võib põhjustada tõsiseid põhiseaduslikke raskusi. Eelnõu kiideti heaks teiseks ja kolmandaks lugemiseks ning eeldatavasti jõuab see Knesseti täiskogusse hiljem sel nädalal. Nüüd edendab koalitsioon seda väidetava kokkuleppe osana ultraortodoksete parteidega. Iisrael nõuab enamikult juudi kodanikelt ajateenistust, kuid laialdased erandid, mida ajalooliselt on antud religioossetele meestele, kes õpivad täiskohaga jeshivades, on tekitanud vastuolulise poliitilise ja õigusliku vaidluse. Need, kes on saanud kutse ajateenistusse, kuid pole kohale ilmunud, võivad silmitsi seista arreteerimisega kui ajateenistusest kõrvalehoidjad. Nii et rohkem teada saamiseks on mul hea meel tervitada Amir Veitmani, Likudi partei libertaarse fraktsiooni juhti, kes liitub meiega nüüd Jeruusalemmast. Suur tänu, et leidsite aega. Poliitilisel rindel on alati palju arutada, kuid ma soovin alustada päeva suurima uudisega, ametliku valimiskuupäevaga, 27. oktoobriga. On olnud palju spekulatsioone selle üle, millal valimispäev võiks olla. Paljud arvasid, et Benjamin Netanyahu jaoks oleks mida hiljem seda parem. Mis on teie arvamus selle kuupäeva kohta? Jah, kõigepealt see on esimene kord alates 1988 aastast, kui Iisraelis toimuvad valimised õigel ajal. See on 38 aastat, väga pikk aeg. Ja ühest küljest võiks öelda, et see on poliitiline edu, et valitsus suutis lõpuni vastu pidada. Ausalt öeldes ma ei uskunud, et see juhtub ja ma arvan, et enamik inimesi ei uskunud, et asi nii kaugele jõuab. Teisest küljest peame olema teadlikud sellest, valimised toimuvad õigel ajal vastavalt ajakavale, sest kõik praeguse koalitsiooni osapooled on väga huvitatud sellest, et valimisi ei toimuks isegi ühe päeva võrra varem, nagu tundub, et praegune koalitsioon on liikumas väga-väga halva kaotuse poole valimistel. Ja seetõttu on kõigil selge huvi, et need toimuksid nii hilja kui võimalik, võimul püsida nii kaua kui võimalik. Ühelt poolt proovida saavutada edu, eriti seoses julgeoleku ja poliitilise olukorraga. Näiteks muuta Likudi partei laiemale avalikkusele vastuvõetavamaks. Mida sa täpselt mõtled sõna vastuvõetav all? No ütleme nii, ma ei oleks üllatunud, kui valimiste eel toimuksid olulised sündmused. Eriti just julgeoleku valdkonnas. Mind ei üllataks, kui meil tuleks veel üks ring Iraaniga, midagi Gazas või Liibanonis, ma ei tea. Aga mind üllataks väga, kui me oleksime täpselt samas olukorras 3 kuu pärast nagu praegu. Kas me saame täpsemalt rääkida sellest, mida te praegu ütlete? Kas te vihjate sellele, et kuna valimised toimuvad 27. oktoobril, võib Iisrael astuda mingeid sõjalisi samme, mis ei pruugi olla õigustatud? Kas sellele te viitate? Kas te saaksite täpsustada, mida te silmas peate? Ei, see ei ole see, mida ma väitsin. Ma arvan, et me teame, kuulake, Netanyahu on rääkinud Iraani teemast juba üle 30 aasta, alates sellest ajast, kui ta on olnud võimul, aga tegelikult juba palju varem, tõenäoliselt alates 80ndate algusest on ta sellest rääkinud. Ja ma arvan, et see on tema elumissioon. Ja ma ei usu, et ta tahab ametist lahkuda enne, kui töö on lõpetatud. Ja me kõik näeme, et töö ei ole lõpetatud. Ja seetõttu arvan, et on vaja midagi enamat. Nüüd me teame täpselt, mida see midagi enamat täpselt endast kujutab. Ja see tähendab Iraani energiataristu hävitamist. Olgu selleks siis nafta, gaas või muu taoline. Ma ei leiuta midagi välja. Seda ütles avalikult kaitseminister Israel Katz. Ja kui te minult küsite, siis ma arvan, et see juhtub järgmiste kuude jooksul ja enne valimisi. Ja see peab juhtuma, sest Netanyahu ei saa seda pärast valimisi edasi lükata. Sest kui ta seda teeb, siis ei ole see enam tema kätes. Eeldusel, et küsitlused saavad tegelikkuseks ja ta kaotab valimised ning läheb tagasi opositsiooni või lahkub poliitikast täielikult. Nii et ühel või teisel viisil peame need asjad nüüd lõpetama. Ma arvan, et see on õigustatud.
see ei ole absoluutselt poliitiline samm, tead, selle sõna küünilises tähenduses. Aga ma arvan küll, et ajakava, kui soovid, pannakse paika poliitiliste piirangute tõttu. See kehtib Ameerikas, see kehtib Iisraelis ja see ongi elu, selles ei ole midagi halba. Kui Donald Trump palub Benjamin Netanyahul ja seeläbi ilmselgelt ka Iisraeli kaitseväel osaleda veel ühes operatsioonis, siis loomulikult ta võtaks seda kuulda. Ei, see on ilmne, aga ma ei räägi isegi sellest. Viimastel päevadel oleme kuulnud üha rohkem sõnumeid, eriti kaitseministrilt. Jällegi, Iisrael kaitsesõnul on Iisrael võimekus seda teha iseseisvalt, puhtalt Iisraeli operatsioonina. Ja taas me ei räägi kuudepikkustest pommitamistest. Kogu asi saab tehtud maksimaalselt 48 tunniga, võib-olla isegi kiiremini. Me räägime väga täpsest operatsioonist, ütleme 1 või 2 päeva, et täielikult hävitada Iraani energiataristu. Me peame mõistma, et pool või isegi rohkem kui pool Iraani režiimi eelarvest tuleb nafta ja gaasi müügist. Kui hävitada Iraani nafta ja gaasitaristu, kaotavad nad need tulud. See tähendab, et üleöö kaob pool nende eelarvest. Ma ei tea ühtegi organisatsiooni, kindlasti mitte riiki, mis oleks suuteline, teate küll, et taluda 50% eelarve kärbet ja jätkata nii, nagu poleks midagi juhtunud. See saab olema Iraani režiimi ellujäämise jaoks väga määrav. Ja ma olen väga skeptiline selle võime suhtes pikaajaliselt ellu jääda, kui midagi sellist juhtub. See saab kindlasti olema huvitav. Paljud Iisraelis tunnevad, et töö pole veel lõppenud ja see tuleb ära teha. Väga lühidalt rääkisime sellest varem saates ja puudutasime kaitset, kui Knesseti komisjon edendab seaduseelnõu, mis peatab ultraortodoksete ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamise. Kuidas teie arvates see samm võiks mõjutada inimeste tundeid, kui nad oktoobri lõpus hääletavad? Palun lühidalt. Ma usun, et inimestele see ei meeldi. Aga ausalt öeldes arvan ma, et see on õige samm, sest kuigi mulle ei meeldi kõik need seadused, eriti selles küsimuses, arvan ma, et Haredi noorte poiste saatmine vanglasse on tegelikult vastupidise mõjuga. See muudab nad laiemale ultraortodoksele avalikkusele kangelasteks. Ma arvan, et see on vastuolus Iisraeli armee ja laiemalt Iisraeli avalikkuse huvidega. Seega ma ei ole sellele seadusele vastu. See saab kindlasti olema ka põnev. Paljud väidavad, et noored usklikud mehed ei pea tingimata teenima lahinguüksustes. On palju teisi rolle, mida nad võiksid tulevikus täita. Aga peame siinkohal lõpetama. Amir Vaitman, otse Jeruusalemmast, aitäh teile. See vestlus jätkub kindlasti veel. Hindan teie aega. Aitäh.